Spider-Man jumping around. Tere hommikust, kakapüks. Ütle tšau kõigile. Tšau kõigile, Roven siin koos emmega. Põlle on vaja. Täna ma mõtlesin, et ma teen siis üle pika aja vlogi. Ma näitan, kuidas meil see elukene siin läheb, millega me tegeleme. Võtan teid täna kaasa. Mul ei ole plaane. Ma vaatan jooksvalt, kus me lähme. Aga jah, mõtlesin, et lihtsalt räägiks juttu. Veel moosi või? Kas sa oled väike moosi varas või? Niimoodi ta iga hommikul mul nõuab siit asju. Tahad ise võtta? No okei. Raudselt paned mingi terve kuhja peale, nii kaua kui ma räägin. Pane see pudru sisse. Niimoodi. Ja me oleme siis kohe saame aasta ja 5 kuu vanuseks. Meil on siis siin jõulud tulemas. Jõulud me see aasta siis teeme siin minu juures. Mul tulevad ema, vanaema, võib-olla isa tuleb, venna tuleb, Kaspar tuleb. Loodetavasti. Roven, sa tuled ka või? Aga üldiselt Roven sööb väga hästi, siiamaani sööb kõike. Nagu näha on, et anna ainult ette. Niimoodi juba. Sul on siin moosi veel, vaata üks Mari on siin. Suu sisse, musi sisse ja juua ka peale. Selles suhtes mul on väga vedanud. Seda moosi veel või? Emme paneb marjaki siia. Marjakki siin. Vaata, siin on ka sul putru. Wow. Kuhu ma siis tahan jõuda, kui me kunagi selle vlogiga ühele poole saame? Seda, et muidu väga on vedanud, et ta sööb kõike, et pane ainult ette igasuguseid asju. Ta proovib ka päris julgelt, teeb suu lahti, lihtsalt anna sisse. Et praegusel hetkel ta nagu ei ole pirtsutama hakanud millegiga, aga ilmselt võib-olla aega on. Ja kusjuures nüüd 21. detsembril me lähme nüüd lastehoidu. Ja lastehoiul on muidugi siin piirangud peal ja esimesed 3 päeva on siis niimoodi, et me lähme temaga õue ja oleme seal niimoodi tunnike 1,5, harjume lastega ja niimoodi 3 päeva. Ja siis edasi juba ta läheb üksinda sinna lastehoidu sisse, aga mind nagu sinna sisse ei lubata, sest seal on, et kõtu on täis. Tubli. Ja kas nüüd lähme diivani peale või? Lähme diivani peale. Nii, ja nüüd ta näitab, et tal on vaja seda väikest kommikest. Ütle, komm. Kuidas on komm? Näita. Kuidas on viipekeeles komm? Näita. Kuidas on komm? Niimoodi komm. Komm on tegelikult meil niimoodi viipekeeles. Ta üritab nagu ikka viibata neid asju, kui ma näitan, aga üldiselt tal on nagu kõik asjad siuksed vahepeal. Aga ma saan aru tegelikult, mida ta öelda tahab, aga lihtsalt ta nagu ei koordineeri ikkagi neid käsi piisavalt hästi, aga üldiselt ma saan nagu tema mõttest aru, et ta tahab nagu näidata. Aga mis siis, et emmel on kõik puder söömata, asume siis järgmise etapi juurde, milleks on kommi söömine ja lähme diivani peale. Räägime juttu, kakapüks. Me jäime siis sinnamaani, et kuidas meil need uneööd on, ööd unega. Rufu tahab asjata kaamera taga. Aga ja, ole titimees. Suumid sisse. Näe, sina sööd sellist kommi ja näita teistele ka. Jaa. Sa oled päris hea toote tutvustaja meil juba. Kas sa oled emme käest õppinud või? Aga see on äge, et ta nagu ei karda kaamerat ega midagi, et ta nagu veits siuke et vistab isegi. Ja meeldib. Ma loodan, et sulle meeldib. Sest emmega hakkame hästi palju videosid tegema. Tahtsin rääkida ka seda, et kuidas me siis õhtul magama lähme. Ta läheb kuskil 9:30 magama. Ma panen ta praegusel hetkel voodisse. Olen vist 2 minutit tal kõrval ja lähen oma toimetusi tegema. Et ta nagu sahistab seal mingi 10-15 minutit ja siis jääb ilusti nagu ise magama. Et enam ei ole seda, et ma pean seal juures olema. Mingi aeg ma muidugi pidin, aga noh, see
olukord nagu ajaga muutub nii tihti, et võib-olla siin nädala pärast ma pean temaga jälle koos olema, aga praegu ta jääb ilusti ise magama. Hommikul ta ärkab mingi 5 ajal ja siis Kaspar või mina lähme teda patsutama ja siis ta ärkab uuesti mingi 7 paiku ja siis 7 ajal ma võtan ta endale kõrvale voodisse ja siis ta saab tissi veel. Ja Roven on aasta 5-kuune koheselt ja ta saab tissi hommikul ja õhtul ja nüüd on 2 päeva olnud niimoodi, et ta õhtuti enam tissi ei ole saanud. Seega üleeile oli siis niimoodi, et ta lihtsalt enam ei tahtnud. Ta läks ilmselt meelest ära ja ma ei hakanud enam pressima ka. Et jah, et nüüd ta saab ainult hommikuti. Kas sulle meeldib tiss või? Tiss ju. Sinu lemmik või? Tahad jõuludeks tissi saada? Lähme nüüd lastehoidu ja tegelikult tal ei ole seda vaja enam, et ta sööb nii ilusti kõike. Et varsti me võõrutame sul selle hommikusega ära, mis on kõige hullem ilmselt, sellepärast see hommikune talle väga meeldib. Praegusel hetkel siis meil on käsil ka poti peale harjutamine. Meil on siis vannitoa vetsu poti peal see ümbris, kus ta saab nagu istuda. Et tal on see muidugi väike pott ka, kus ta saab maas istuda, aga me ei ole seda eriti nagu harjutanud, et harjutame koheselt poti peale. Ta ei taha siin absoluutselt minna. Seega enamus päevast me laseme ikkagi püksi. Aga ma vähemalt üritan, et nii palju kui me kodus oleme, siis me üritame ikkagi ilma mähkuta läbi saada. Kuigi me käime nagu väga palju väljas, siis ma pean tal ikkagi selle mähku panema praegu, sellepärast, et muidu ta laseks kõik kombekad ja asjad täis, et ilmselt nagu suveperioodil oleks seda parem teha, aga siin me oleme. Ta tahab igasuguseid asju siia kraanikausi auku uputada, seega meil on seal üks hambari, mida me kätte ei saa. Ja üldiselt hambari, mis me kasutame, on siis sellised. Ma ei tea, kas see on see Jordani oma või mis iganes, aga need on ta lemmikud, need on hästi mugavad. Et ühesõnaga, kui tal isegi see käes on, ta kukub, et see ei tee talle nagu haiget, et see on selline hästi väikene. Ja siis on nagu hästi mugavad, siuksed pehmed harjased. Mulle väga meeldib endale see hambari ka. Muidu meil on siuke piklik ka pikk, aga see on nagu minu arust laste jaoks nagu väga siuke ideaalne hambari just. Ma tahtsin siis kurssi viia sellega ka, et meil on see keelekida Rovenil ja me saime perearstilt siis saatekirja lõikusele. Me käisime seal koha peal ja me arvasime, et nagu samal päeval saab selle ära tehtud, aga sellega on niimoodi, et me saime ootejärjekorda ja sellega võib kuni 3 kuud minna. Seega me saame alles ilmselt sinna jutule märtsikuus. Paar päeva tagasi me ütlesime siin nagu esimese täispika sõna ka, see oli jäätis. Roven, kuidas sa ütled? Jäätis. Niimoodi ütled jäätis. On jäätis meil. Näita, kuidas on jäätis. Aga ta ütles selle sõna välja jäätis ja siis meil oli Kaspariga nagu, ta päriselt ütles. Aga peale nüüd sa pissisid, jah? Tuli pissi, aga kes see siia potti teeb pissi? Ei jõudnud öelda ja niimoodi meie päevakesed siis veereva teeme ja hakkab kohe pissi koristama. Mul on siin nii ägedad tuled, aga mulle nii hullult meeldivad ja ma mõtlesin, et ma tahaks siia aknale ka panna, siis on nagu õhtuti on hästi hubane, selline hästi mõnus, aga ma pole viitsinud kuskile poodidesse niimoodi kondama minna. Võib-olla ma lähen täna. Mis te arvate? Ja siis paneme koos need tuled üles ja siis vaatame, kuidas see efekt jääb. Seepärast need tulukesed on nii armsad lihtsalt. Rääkides televiisorist. Okei, ma vahetasin siis Tele2 Elisa vastu. Ja ma tahtsin proovida sealt siis seda Hoop-teenust. Ja seal sellepärast, et seal tuli see uus seriaal välja, see Tulejoonel. Ja ma olen seda vaadanud, ma tahaks seda kogu aeg nüüd vaadata. Ja see on päris hea, seega ma tahaks seda suht kogu aeg vaadata. Nii kui õhtul nagu Roveni magama panen, siis läheb Hoop
mul lahti, aga seal Hubis on hästi palju nagu erinevaid välismaiseid sarju ja siis kodumaiseid sarju, et nagu ülihea on sealt ikkagi vaadata. Ja siis seal Elisa videolaenutuses on nüüd ka see Harry Potteri kõik osad on ja vähe ma ei ole siis neid vaadanud. Ma ei tea, praegu nagu jood ise vett või? Okay. Praegu ma olen nagu hullult nagu süvenenud sellesse Harry Potteri teemasse, et jõuludel on minu arust seda nii äge vaadata, et see on siuke magic ja siuke äge ja jõulukas ja samas lastekas, et Rovenil on ka nagu huvitav vaadata ja samas on emmel ka nagu põnev, et mulle need Harry Potteri filmid nagu täiega meeldivad, et ma olen nagu kõiki neid osi vaadanud ja seega mul praegu käsil ka nende vaatamine sealt videolaenutusest, et ülimugav on, et panen jälle Potteri peale. Et muidu me vaatame tavaliselt mingit muusikakanalit, aga nüüd, kui ma selle Elisa võtsin, siis ma olen kogu aeg seda Harry Potterit vaadanud ja õhtul Roven tuttu läheb, siis ma panen ka selle Harry Potteri peale. Aga siiamaani ma olen küll selle Elisaga väga rahul, et seal on nii palju asju, mida vaadata saab ja videolaenutus on kindlasti mu lemmik, et üldiselt ma nagu telekast päevapealt nagu nii sarju ei saa vaadata. Ja siis tavaliselt ma vaatangi õhtuti salvestusi või siis Hubi. Ja mul on teile ka siis Elisa Hubile sooduskood, see on Merka 1 ja seda saavad kasutada siis esmased Elisa teenusega liituvad kliendid ja seda saate siis toimima panna Elisa kodulehel, et nagu televiisoris seda kuskilt vajutades ei saa, aga jah, sa pead olema siis esmalt Elisa liituja ja siis saad endale Hubi tellida ja esimesed 2 kuud siis minu sooduskoodiga Merka 1 on see siis 1 euro ainult, aga üldiselt hiljem siis on see 2,99. Me tulime nüüd välja, siin on siis meie selline mänguväljak, minu arust meil on ülilahe mänguväljak. See liivakass suvel on nii mõnus ja siin on kiigud, siin on kõik olemas ja siin majade vahel on hästi palju lapsi ja siin on Roveni vanuseid ja siis on siin vanemaid ja ma ei tea, mulle nii hullult meeldib siin elada. Ma olen ka vaadanud kusjuures 3-toalisi kortereid, meil on praegu 2-toaline on ju. Roven magab nagu magamistoas, meie magame suures toas. Ma ei tea, millegi pärast me oleme nüüd harjunud, et me magame suures toas, meil käib diivan lahti, aga ühesõnaga me oleme vaadanud 3-toalisi üürida, aga kõik on mingisuguses X kohas, kus pole laste mänguväljakut ega asju. Seega ma enne lepin pigem selle 2-toalisega, kui me võtame mingisuguse 3-toalise kuskil, kus pole nagu lapsel mängida. Et siin on nagu hästi tore just, et siin on nii palju lapsi ja siin on nii mõnus ja hästi vaikne piirkond ja siin on linn on nii lähedal. Emajõgi on, parte käime kogu aeg vaatamas. Ma ei tea, mulle nii meeldib ja Rovenile ka ilmselt meeldib, et ma olen selle kohaga nii rahul, aga lihtsalt korter võiks natukene suurem olla. Timpirimpimpiiripi, timpirimpimpiirimpi, timpirimpimpiirimpi, timpirimpimpiiripiiripiiripiiripiiripi, pimpiri, pam-pam, pimpirim, pimpim, timps, pall. No nii, näita, kuidas Ronaldo lööb. No nii, otse põõsasse. Aga siin me nüüd siis hullame natukene, ma arvan, ma olen mingi 40 mintsa taga väljas, siis lähme tagasi tuppa. Ma ei hakanud praegu kuskile poodidesse minema, sellepärast kell on suhteliselt palju ja tal tuleb uneaeg peale. Üldiselt ta magab siis 1 une kuskil 1:30 ajal ja magab 1,5 tundi. Harvemal juhul või minu jaoks paremal päeval magab ta ka 2,5 tundi. Aga seda juhtub võib-olla korra nädalas. Kas lähme parte vaatama? Okei, lähme siis. Jätkame. Timpirimpimpiiri, 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 piiri. Kus on pardikesed? Kas pardikesi ei ole? Siin on jää. Pardid ei saa jää peal ujuda. Ma vist enne mainisin, et ma lähen Roveniga kelgutama. Ilmselgelt ma polnud aknast välja vaadanud, seega siin pole absoluutselt lund maas. Ma nagu omast arust mõtlesin, et teen Rovenile nagu kelgusõitu. Aga jumala kevad on minu arust ja suht soe on ka. Sinna? No lähme jalutame. Timpirimpimpiiripi, 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 timpirimpimpiiripi. No mis nüüd? Kas sa tahad sellest rääkida emme ka?
Kas tuleb kaka või? Palun näita, kus sa nüüd käisid siin. Näita. Vaata. Appi, ta kukkus siia põõsa unnikusse. Roven. Appi. Issand, sa tahtsid seda tigu sealt kätte saada põõsast. Said kätte? See on tigu. Ütle jah. Jah, said kätte. Me oleme nüüd toast tagasi ja just tõi kuller mulle kotttooli. Ma osalesin ühes koostöös ja ma sain siis kotttooli. Ma pean sellega pilti ka tegema, aga proovime ära siis, kui vinge see tool välja näeb. Ma tegelikult väga ammu olen tahtnud endale kotttooli just sellepärast, et Rovenil oleks seal ülihea istuda. Ja samas, kui ma talle nagu hiljem hakkan õhtuti unejuttu rääkima, siis voodi ees oleks mul endal jumala hea nagu lebos olla. Seega 2 ühes. Ja see on selline kotttool ka, et sellel on peal nagu selline nahk. Et seda saab väljas ka kasutada, et kui suvel maale lähme, siis ma saan selle maale kaasa võtta ja seal on ülihea nagu lebotada ja kohvi juua. Ja pikuta. Pikutada saatsid niimoodi. Pikutada ja raamatut lugeda. Näh, raamatut saad siin lugeda niimoodi loomakesi vaadata. Emme ka lebotab. Nii kauaks seda üksi lebotamist oligi. Tere tulemast minu ellu. Kõppadi tegid vä? Kõppadi. Kell on praegu siis 12:33 ja me sööme lõunasööki. Meil on siin tomatit ja makaroni munaga ja juustuga. Meil eilsest jäi üle seega, ma teen praegu talle seda. Ja siis, kui me ärkame, siis, mis me siis sööme, ma ei teagi. Aga igastahes Kaspar lubas õhtuks meile kana teha ahjus. Seega Tuuli ja Jaan tulevad meile õhtuks külla, teeme neile õhtusöögi ja siis sööme selle kana ära. Seepärast see on see nagu hästi suur kana, see ahjukana, terve kana. See on kindlasti ülihea. Talle eks saatis selle kus juures. Me oleme üles ärganud, ühesõnaga magasime 1:15 ja nüüd me käime natuke ringi, tulime Rovuga chillima. Me oleme kaardesti. Niisama lihtsalt, siin on mängumaa ka ja siis ta saab natukene mängida. Kas sa sättisid ise ennast siia sisse ära nüüd või? Et me peame nagu selle käruga minema ja okei, lähme siis selle käruga. Mitte, et see just kõige väiksem ja kergem käru oleks ja kõige mugavam, aga noh, kui Roven tahab, siis mis seal ikka. Siin kaardestis on alati nagu nii ilus ja siin on nii ilusti asjad ära sätitud ja mulle lihtsalt siin meeldib käia. Tegelikult ma tahaks endale sellist väikest puukest köögilauale, seega vaatame, kas ma leian siit. Kui ma siit ei leia, siis kust veel on ju. Vaadake neid. Appi kui kena. Siin on reaalselt nagu loomaaias oleks. On äge, kas oled safaris või? Roven, kas oled jõulusafaris? Siin on mingi unicornid ja kõik asjad on olemas. Sinu isiklik murutraktor on see. Meil on ka peaaegu selline traktor on ja maal. Need on nii ägedad pallid. Roven, kas sa tahad endale seda palli? See on pigem küsimus, et kas mina tahan. 4,90. Aga sa teed katki selle ju kohe. Sa ammustad siit need nagad otsast ära. Ronis selle lilla palliga siia sisse. Kas sa ostad selle ära või? Ise ostad siis? Okay. Tule näita, mis sa said. Näita, mis sa said. Kas sa said orgaanilise pulgakommi virsikuga või? Tšau! Näita, mis sa sööd pulgakommi niimoodi. Oi, nii sügavale läheb kohe, et korraga sööme ära. Kas emmele ka annad või?
anname emmel. Kas sust tehakse pilti või? 3 minti siin üle läinud. Toorete on. Ja siin on meie valgusmees. Siin on mu fotograaf. Ja siin on mu kokk. Ja siin on mu laps. Meil on korralik tiim on siin ikka. No see pole kont. Mina. Kogu aeg, iga õhtu toon talle piigimärke ja terminalis mingi kuradi kartuleid. Too. Üle päeviti ainult. Aga igal juhul me hakkame varsti ära magama minema ja siis Rofi. Ütle Rofi, tšau. Ütle tšau. Kohtume siis järgmisel kollar. Aeg magama minna. Tšau.